ma siin ikka ütlen, et väga raske, nagu päike oli väga kuum täna, et väga raske nagu mängida, ise mängisin küll pikka aja, et minu jaoks oli väga raske nagu. Aga vastane kontrollis rohkem seda palli ja lükkas rahulikumalt taga, me nagu läksime nagu selle, nagu rohkem aktiivsemalt peale ja siis võib-olla kaotasime nagu energiat seal. Ja siis tulid kaitse mõned vead ja siis hakkasid need väravad tulema. Liiga vara lasime lüüa selle teise värava, kes see pole alguses kohe nagu põhimõtteliselt. Siis vist juba enamus hakkas, no mitte enamus, ma ei oska nagu öelda, kas enamus või niimoodi, aga mõned ikka lõid käega, et no nüüd on läinud see mäng ja kõik. Ja see oli väga kasulik, väga vajalik oli, et iseenda kõigepealt pilt nagu virvend sees, aga tõesti väga palav oli. Ja küll 2 päeva ka see mäng, et oleks siis õhtupool olnud, siis oleks natukenegi lähedam. Aga seal see olukord käisin operatsioonipõlvega. Nüüd vaikselt olen siin teinud ja nüüd vaikselt nagu hakkab tulema midagi. Ma loodan, et füüsilise poole pealt eelkõige, sest ma väga ei jõua joosta praegu. Ei kesta nagu tervet mängu. Täna mängisin terve mängu, aga väga raske, väga raske. Essa pooleli lõpus käid siuksed mõtted, et lähen, küsin vahetust. Aga siis otsustasin ikka, et proovin teise poolega mängida. Põhimõtteliselt praegu ikka seis on, et Jana läks sõjaväega, et praegu peaks saama mängu aega, kui ma mingi nagu jama kokku ei keera platsil, et elu ei peaks panema. Põhimõtteliselt jah, peaks saama praegu. Saab tõestada ennast ja näete, et mis mees olen ikka. Iga aeg siin olen löönud neid väravaid, et see aeg tahaks ka ikka midagi lüüa. Seal mu eesmärk olegi üks värav lüüa. See on väga põhjatav mäng ka, et see on mingi 3 punkti võtma. Ja ma ise olen ka jälginud neid mänge. Üks oli vist telemäng, siis ma seda jälgisin. Väga mängitavad on, ei ole midagi oma vigadest, lihtsalt lasime need väravad sisse ja kaotasime, aga samas kõik on õpitav ja väldime neid vigu järgmine kord ja võidame üle.